Tere, head sinodi osalejad. Suur tänu, professor Rander Tasmut, selle ettekande eest. Ja minu ülesanne on nüüd juhatada seda arutelu, mis toimub ettekande järel, kus me räägime piibli tõlgendamisest ning piibli autoriteedist. Tahaks loota, et selle arutelu vältel me suudame ära lahendada kõik need tõlgenduslikud küsimused, mis on viimase 2000 aasta jooksul piibli lugemisel tekkinud ja panna punkti sellele, ei, tegelikult mitte. Pigem on selle jutu ajamise eesmärk ergastada meie mõtlemist, suunata meid mõtlema sügavamalt ja tõsisemalt piibli peale, piibli tõlgendamise, piibli teoloogia peale. Ja mul on väga hea meel, suur au olla siin selle protsessi osa. Kuna te vist ei tea minu nime, ma ütlen, minu nimi on Miikael Reihelgaus ja ma ei ole ise Eesti Evangeelse Luterliku kiriku liige, ma olen hoopis baptist. Mul on hea meel olla siin täna koos oma luterlike vendade ja õdedega. Pean teile üles tunnistama, et ma kogemata varastasin ühe teie kiriku liikme ära. Minu abikaasa oli nimelt Luteri koguduse liige enne seda, kui me mõlemad Kalju baptisti koguduses käima hakkasime. Seega palun vabandust ja loodan, et täna suudan natuke korvata seda kahju, mis ma tekitasin. Aga nüüd palun siia professor Rander Tasmut, võite tagasi tulla kohe. Siis Toomas Nigola, Pärnu praost ja siinse koguduse õpetaja. Siis Märtin Muhu, Tartu Ülikooli teoloogiatudeng ning samamoodi Pärnu Elisabethi koguduse liige. Ja Priit Kalle, siinse koguduse juhatuse liige. Tere tulemast! Me räägime kindlasti suurema osa ajast piibli tõlgendamisest, aga alustada tahaks sellest piibli autoriteedist. Ja nagu professor Rander Tasmut ütles, piibli autoriteet on selle lugeja austus teksti vastu. Kui teksti saab tegelikult austada väga erinevatel viisidel. Ma võin lugeda füüsikaõpikut ja austada seda tõde, mis seal kirjas on. Ma võin lugeda näiteks Doris Kareva luulekogu ja austada seda luulelist tõde, mida see raamat sisaldab. Ja kõigepealt väga lai küsimus, milleks me üldse piiblit loeme, milleks me seda teeme ja mis eesmärki me peaksime taga ajama, kui me selle raamatu lahti võtame. Õpetaja Toomas, võib-olla te alustate. Suur tänu. See on väga mahukas küsimus ja ma tean, et saarlased peavad 18.45 minema praami peale, nii et ma võib-olla kõigest ei räägi, mis vääriks rääkimist, aga võib-olla kui tuua üks mõte välja, siis ikkagi see, et meie piibli kaudu saame kontakti kõigeväelise Jumalaga, on, ma arvan, see esmane põhjus, miks tasub piiblit lugeda. Et ta on ikkagi natuke nagu selline telefon või Zoom või asi, mis loob kontakti. Ja ma arvan, et kui Jumal tõesti on see, kes ta ilmutab ennast olevat, siis ei ole midagi tähtsamat, kui omada kontakti meie loojaga ja Jumalaga. Aga Märtin, ma võib-olla mõtleks siit edasi, et kui piibli lugemine on kui Jumalaga kontakti saamine, siis millega on tegemist? Kas ta on selline hädaabiliin või ütleme IKEA toetusrühm, kes ütleb sulle täpselt, kuidas seda kappi kokku panna kodus, et mismoodi mõtestada seda Jumala sõnumit, mida ta piibli kaudu annab? Kas see on selline sümboolne lugu, mis on meile inspiratsiooniks läbi aegade või see on midagi väga konkreetset, seaduste komplekt? Kuidas sa ise seda enda jaoks mõtestad, kui sa selle tekstiga tegeled nii akadeemiliselt kui ka isiklikult? Jah, eks see piibel on elav Jumal sõna, nagu siin öeldi, ja see eristabki teda, ütleme, füüsikaõpikust või mingist manuaalist või juturaamatust, on ju, et on siiski elav Jumala sõnum. Kuidas siis saavutada see kontakt Jumalaga? No üks võimalus on ka palvetada, et saada. Aga et oma palvele mingisugust kinnitusi saada, siis tasub ka piiblit sinna kõrvale lugeda, sellepärast, et iga mõte, mis palvetamise ajal meelde tuleb, ei ole otse Jumala sõna ja Jumala sõnum. Et seda tasub piibli järgi kontrollida. Osad teevad ka niimoodi, et näiteks palvetavad ja siis võtavad suvalise koha pealt lahti piibli. Ja see annab neile väga sügava sõnumi ja tähenduse. Et sellest, kuidas kasutada. Ja siin meenub see lugu, kuidas keegi
kasutas seda meetodit ja siis sattus salmile, mis ütles, et Juudas läks ja poos ennast üles, eks ju, ja siis mõtles, et midagi läks valesti ja proovis veel ja siis mine tee sina seda ka. No, aga siis tasub kinnituseks võtta mitut erinevat kohta. Ma olen ka seda sama asja proovinud palvetada ja siis piiblit avada ja siis ma olen kinnitusega võtnud näiteks 3 koha pealt erinevat lahti. Ja siis ta on täpselt sama liin jookseb, sama sõnum jookseb läbi seal. Väga hea, aga Priit Kalla, võib-olla te saaksite täiendada, milleks teie piiblit loete ja mis on see eesmärk? Minu esimene piibli lugemine ei olnud mitte piibli autoriteedi pärast, vaid pigem ülesanne, et ma võtsin endale teadliku kohustuse piibel läbi lugeda. See oli väga vaevaline ausalt öeldes, et parandagu mind keegi, aga sellist oli Moosese 3. raamat, mis on tõesti alguses, kus on nagu Heebra telefoni raamat, et see oli, aga mida rohkem sa piiblit loed, seda rohkem see tekst hakkab sind kandma just nimelt, et see autoriteet tekib nagu, ajaga see autoriteet suureneb. See tekst hakkab sind kõnetama iga lugemise aeg üha enam ja enam. Ja minuga on niimoodi. Jah, ja siis see sõnum ju ei vanane ka, et ei ole niimoodi, et ühe korra lugesid läbi ja siis see enam rohkem ei kõneta, vaid ta võib ka erineva nurga alt kõnetada, et ta on värske kogu aeg. See sõnum. Sealt tuleb, ja sealt tuleb ju ja sealt tulebki see suur saladus välja, et kui on üks ja seesama tekst ja kui ta inimese eluea jooksul läheb jälle aastaid mööda, läheb veel rohkem aastaid mööda, et see Jumala inspiratsioon sellesse teksti, mis on inimeste poolt kirja pandud, sisaldab seda võimalust, et meie endi uues olukorras, meie endi uues elukogemuses on need head kogemused või on need halvad kogemused, et me leiame sealt aina jälle midagi uut ja see on selle isikliku piibli lugemise puhul niisugune väga, väga eriline kogemus, mis näitab, et see taga olev sõnum ja see on ka selle tõlgenduse protsessi üks külg, üks näide on suurem kui meie ise oleme. Soome nüüd juba mõnda aega tagasi surnud professor Aimo T. Nikolainen kirjutas üsna elu lõpupoole, ta oli vist ligi 80-aastane. See ei olnud enam päris teaduslik raamat, aga just nimelt elukogemusest ja lugemusest. Soome keeles oli vahva pealkiri Rigas-ragas raamatu, ehk siis rikas ja kallis piibel ja siis seal ta tõi nagu välja ka seda momenti, kuidas ta on nagu eluaeg õpetanud ja ikka leiab sealt aina uut. Ja see ongi see tõlgenduse protsessis üks nendest momentidest. Nii et see vaimustab ja see kannab ja see on üks neid asju, milleks ka lugeda ja samas kontrollida. Tal on see võimalus, et mida ausamalt püüda seda lugeda, seda rohkem ta kontrollib inimest ennast. See on väga huvitav, et teie kõigi vastustest tegelikult kõlas selline väga isiklik aspekt, et kuidas piibel aitab luua kontakti Jumalaga, kuidas piiblit tuleb lugeda palves ja kuidas ta mõjutab inimest läbi tema eluloo. Aga lisaks sellele isiklikule aspektile, kus me ise loeme ja me kõneleme Jumalaga võib-olla selle piibli lugemise kaudu, meil on ka teatud kollektiivne aspekt. Siin läheb asi keeruliseks, sest et sageli on inimestel väga erinevad arusaamad piiblist või see, mis nad oma sellises lugemise, uurimise protsessis kätte saavad, võib tugevalt erineda. Ja siinkohal, professor Tasmo, küsimus teile, ennekõike teised võivad kohe täiendada ka. Mis oleks selline üldine mudel piibli tõlgendamiseks, sest et sageli, kui me satume nendesse vaidlustesse, vaidlus käib ju ikkagi selle üle, mis on ajalikust kontekstist tingitud ja mis on see igavene tõde, millest kõik siin rääkisid. Ma saan aru, et küsimus on keeruline, aga näiteks kolme lause, 3 põhimõttega kokku võtta, et mis oleks see meetod eristamaks igavest ajalisest? Ühe võimalusena saaks vaadata seda, mismoodi üks või teine koht inimest puudutab, kirjeldab pikas perspektiivis, ka igaviku perspektiivis. Et kas me leiame niisuguseid lahendeid, mis pikas perspektiivis mõjutavad? Ajalik ja igavene
siin teine printsiip nagu on see, et kõik need ajalikud asjad muutuvad. Ehk siis see, kui meie praeguses olukorras leiame mingisuguse paha sõna on see väljakutse või niimoodi, siis need on ka varem olnud ja need on ka tulevikus olnud, ehk siis need, mis meil praegu tunduvad aktuaalsed, ei ole nii kaalukad, kui me vahel arvame, sellepärast et need muutuvad. Ja jätame kolmanda siis võib-olla tulevikuks tulemas. Jah, ega see lihtne lugu ei ole, sest et inimesed teinekord loevad sama kirja kohta tõesti ja siiralt ja leiavad seda hoopis erinevaid asju välja, nii et mõnikord on tõesti abi sellest, kui püüdagi ka heade kommentaaride abiga selgeks teha, et mis siis võis olla selle teksti see algne tähendus, aga isegi see ei pruugi alati anda kätte üheselt mõistetavat lahendust, et mis on tema tähendus praeguses ajas. Luterlastena meil on armas see põhimõte, et tähtis on piiblis ikka see, mis Kristuse poole juhatab. Et mõnikord on sellest abi, aga mõnikord võib ka jõuda selleni, et lõpuks me kõigis asjades ei saagi siba peal ühele meelele ja ühele arusaamisele, nii et kui me suudame ka sellega leppida ja ikkagi jääda sõpradeks, siis vahel on seegi suur asi. Aga mis on see meetod ikkagi, kuidas jõuda selleni, mis Kristuse poole suunab? Sest et see on selline küllaltki abstraktne põhimõte, et mismoodi me peaksime need tekstid või kirjakohad tuvastama ja eristama nendest, mis siis ei suuna Kristuse poole või kuidas seda arvan, näha? Meil on põhjust uskuda, et kõik suunab Kristuse poole, mis pühakirjas on, et Jumal on selle ikkagi nõnda seadnud, et ühtpidi pühakiri tervikuna kõneleb Kristusest, aga samas jällegi see Kristussündmus ja see evangeeliumi kese aitab meil mõtestada siis seda pühakirja tervikut, nii et see on nagu kahesuunaline tõlgendus, mis alailma selle pühakirja lugemise juures on. Nii et jah, need konkreetsed meetodid, see on ilmsesti doktor Tasmuti raamatute teema, et kuidas neid täpselt rakendada? Ja siin sellele võib-olla 2 momenti tuleb veel juurde. Siin kõrvalistuja ühele viitas, mis tulenes nendest kommentaaridest ja see on seotud ka selle tõlkimise küsimusega, on see, et missugune funktsioon, missugust ülesannet üks või teine kirjakoht omal ajal täitis, mida ta pidi korda saatma. Ja kas ta pidi korda saatma midagi head, kas ta pidi korda saatma midagi turvalist inimesele, kas ta pidi korda saatma midagi, kas ta oli kogukonna kaitseks, kas ta oli lesknaiste kaitseks, kas ta oli armastuseks, ehk siis see, mis alati tõlkija küsib ka nagu seda, selle dünaamilise tõlkimisega, et mida see pidi nii-öelda korda saatma, what was the effect, intended effect, ja siis selle põhjal ka vaadata ja eks teine asi on ka see, et kuivõrd ta vastab sellele armastuse põhikäsule, aga seda ei maksa, seda ei saa selles mõttes aplostutiseerida, et see ei kata kõike kinni, sest see on nagu ka natukene selline hämar tee vahel, öeldes, et kui see hakkab nagu ütlema seda, et midagi ei tohi enam ka kritiseerida, et lähene armastusest, siis see on see lihtsustamine, aga üldiselt see, mida ta head ja positiivset korda saadab nii inimese enda kui ka kaasinimese jaoks, see on ka üheks võimaluseks, et mis Kristuse poole viib, olge täiuslikud, nii nagu minu isa taevas on täiuslik, ehk siis nagu selle mäejutluse niisugune laiem taust aitab meil seda välja filtreerida, mis on armastus, mis on kasvuks, mis on inimese kasvuks ja mis on koguduse kasvuks. Ehk sellega, mis Kristus ütleb, haakub ka see Pauluse õpetus, mis on juba kogukondlik ja koguduslik on see, et ma võin kõike teha, aga kõigest ei ole kasu, ehk siis ja kõik ei ehita kogudust. Ehk siis ka see pikaajalise ja püsiva ehitamise, mitte lühiaegse efekti, vaid pikaajalise ehitamise järele küsimine aitab ka seda Kristuse poole ajamisele kaasa. Eks iga teksti juurde tulles me tuleme erinevate või teatud eeldustega, aga tõesti piiblitekstide juurde tulles me kristlastena tõenäoliselt lähtume kõik eeldusest, et selle kaudu kõneleb meile Jumal ja me juba midagi ka usume selle Jumala kohta, milline ta on, ja see annab meile võtme ka nende tekstide tõlgendamisel, mis võib-olla algselt isegi
on olnud mingi muu funktsiooniga, et meenub seesama kuulus ülemlaul Vanas Testamendis, mille kohta mõni ka ütleb, et mis asja sellisel raamatul on piibli kaante vahele, sama seal on juudi rabisid, kes ütlevad, et kui ka kõik raamatud peaks ära jätma, et ülemlaul on see kõige tähtsam, sest see räägib sellest, kui väga Jumal armastab oma rahvast ja milline ta on. Nii et ma arvan, et see jah, Kristus on see võti, kes avab meile pühakirja ja kellest pühakiri kõneleb. Väga hea, et jutt juba juudi rabideni jõudis, sest et ma tahtsin kohe neid järgmises küsimuses tõstatada, et kui ma mõtlen teie vastuste peale ja seda, mida te soovitasite piibli tõlgendamise puhul rakendada, siis sealt joonistub välja selline nagu funktsionaalsus või sisuanalüüs, kui me vaatame kirjakohtade algset tähendust, seda, mis eesmärki nad on suunatud täitma. Ja väga huvitav, ma lugesin üsna hiljuti ühe juudi mõtleja artiklit, kus ta vastas küsimusele, et kas käsk selle kohta, et ei tohi siis kitsetalle või lambatalle, ei mäleta täpselt, keeta tema ema piimas, kas seda tuleb siis võtta otseselt, et tõenäoliselt see tähendas midagi muud, et ära peta inimesi või mingisugune sisuline sotsiaalne tähendus pidi olema sellel piiblisalmil. Ja selle juudi mõtleja vastus oli see, et teie mõte on väga hea ja võib-olla see vastabki tõele, aga puhtseaduslikust mõttest ei ole tähtis, mis on selle salmi algne tähendus. Meil on juudi traditsioon, mis on tõlgendanud seda niimoodi ja järelikult on lambatalle või kitsetalle keetmine tema ema piimas keelatud, mis tähendab ka, et juustupurgerit ei tohi süüa ühtlasi. Ja see sisuline pool, ta on väga tore, me võime sellest oma tarkuse saada, aga see on hoopis mingisugune teise tasandi küsimus, mitte seaduse mõtte või seaduse tähe küsimus. Nüüd, Märtin, küsin sinult kõigepealt kui kõige nooremalt paneeli osalejad, et kuidas sina näed traditsiooni rolli piibli tõlgendamisel kooskõlas sellise tehnilise analüüsiga või sellega, mida kaasaegne eksegees meile pakub? Jah, olen ka mina mõelnud nende küsimuste peale, et kuidas nendes käskude virvarris, mis seal piiblis kohakuti on, aga ka kuidas orienteeruda selles arvamuste virvarris, mis siin eelmises küsimuseski välja tuli, et mille järgi siis orienteeruda. Ja mina ütleks, et selleks on vaja kõigepealt orientiiri. Ja selleks orientiiriks saab väga hästi olla evangeelium. Et kui me õpime tundma sedasama Jeesuse elu, tema sõnumit ja selles valguses käsitleme neid käske ja keelde, mis meil on, siis ma arvan, me oleme õigel teel oma usuelus. Evangeeliumi siis just nimelt neid nelja evangeeliumi tekste ja nende valguses tõlgendada kogu ülejäänud pühakirja. Aga küsimus teistele, kuidas teie näete traditsiooni rolli samamoodi? Ma alustan selle väikese kommentaariga selle sama näite juurde, see kas või kitsetalle keetmine ema piimas on see, et ega ka hilisemal ajal ja praeguse ajal ka juudi rabid alati ise ei tea, mis oli selle algne funktsioon ja sellepärast see tõlgendusprotsess ongi läinud selliseks, et erinevad rabid tõlgendavad mineviku sündmusi erinevalt, kuivõrd tegelikult ka see pärimus ei ole ju kindlaks tehtav ja pärimuse enda muutumine, pärimus muudab selle mõnigi niisuguse argise tegevuse, millel oli oma funktsioon põllumajandusühiskonnas, muudab selle ka rabide ja tõlgendajate endi jaoks hiljem juba ligipääsematuks ja sellepärast ongi vaja tõlgendusi ja seetõttu nad kaotavad või on kaotanud paljus oma tähenduse hilisema olukorra jaoks. Aga eks pärimuses, ütleme eestikeelses sõnas pärimus, see on see, mida me oleme pärinud ja päranduseks saanud ja mida me pärandusena edasi anname. Sellest, kui me niipea, kui me paneme, tradoo tähendab üle andma, nagu kreeka keeles paradoosis on ka see, mis on üle antud niimoodi. Eestikeelne sõna pärimus on väga hea, sest siit tulevad ka kõik päritavus ja pärimuslikkus ja pärandamine. Ehk mõttetuum on siis sellisel juhul meil eestlaste jaoks see, et me anname edasi midagi, mis on kontrollitud, mis on väärtuslik. Meie anname oma lastele ja püüame anda lastele edasi seda, mis meie jaoks on olnud tõendatud väärtus ja me teeme seda lootuses, et kui me kasvatame pärimuse ja kui meil õnnestub mingil kombel selle pärimus ja pärimuskultuuri, kirikliku kultuuri jätkuvuse ja selle vahepeal tekkinud katke ära
või vähemalt seda vähendada, et see on väärtus, mida me saame edasi anda. Selles mõttes on see pärimuse edasiandmine alati seotud ka ühtpidi selle olustiku ja järgneva põlvkonna muutustega ja samas selle järele küsimusega ikkagi, et mida meie seda positiivset, mida me ise oleme läbi tunnetanud, mida me saame sellisel juhul edasi anda ja kui see on edasi antud võimalikult mõistval ja armastaval kombel, siis on seda suurem võimalus, et see järgmine põlvkond selle ka vastu võtab. Ehk siis võetakse vastu ka emotsionaalselt seda pärimust. Ma nüüd kõnelen ka sellest pärimuse momendist, mis toimub, eks ole, meie põlvkonda. Veel teie tahtsite küsida. Korraks katkestan, tundub, et me läheme natuke praegu kaugele. Küsimus ei ole selles, et kuidas mitte pärimust edasi anda, vaid kuidas me kasutame pärimust piibli tõlgendamisel, et mis on selle traditsiooni roll siin ja praegu, aga võib-olla õpetaja Toomas, te saate täiendada. Ja ma arvan, et traditsiooni roll on möödapääsmatu ja pärimuse roll. Mõnikord me kuuleme inimesi, ütlevad, et temal ei ole mingisugust kirikut ega traditsiooni vaja, et tema lähtub ainult piiblist. Aga piiblit lugedes ta ikkagi loeb seda ja tõlgendab seda lähtudes mingisugustest eeldustest ja eelteadmistest, mida mingid asjad tähendavad, olgu siis sõnad, fraasid või üleüldse eeldustest, et mida ta sealt piiblitekstist leiab, nii et selle ta on ikkagi kusagilt saanud. Nii et ei ole võimalik lugeda piiblit lahus traditsioonist. Küsimus on, millises traditsioonis sa seda loed ja tõesti, eks ka see kiriku traditsioon on ju 2000 aastat olnud, mitte küll monoliitne ja ühesugune, ta on ikkagi ajas ka muutunud ja teisenenud, aga siiski ta on nagu selline elav organism, et kui me oleme ikkagi selles kiriku mõtlemises ja loeme ka varasemate teoloogide töid läbi aastasadade ja kuuleme meie oma kaasaegseid jutlusi, et siis see traditsioon annab meile ikkagi tuge selle piibliteksti mõistmisel. Aga ma küsiks siit edasi, kui palju selgust annab, sest et kui pöörduda nende samade kirikuisade poole, me näeme, et tegelikult ka nendel ei olnud sageli mingites küllaltki olulistes küsimustes selgelt defineeritud konsensust. No näiteks, kui me võtame Tertullianuse, ta mõningates tekstides kirjutab teatud sellise kahjurõõmuga lausa nende õnnetute patuste peale, kes kannatavad ihulisi piinu põrgus ja Tertullianuse jaoks need on just kehalised piinad. Ja siis samal ajal meil on Nyssa Gregorius, kes on universalist ja arvab, et lõpuks kõik jõuavad pääsemisele. Või sotsiaalsed küsimused nagu orjus, et seesama Nyssa Gregorius oli radikaalne orjuse vastane, Augustinus, mitte et tema arust oleks orjus nüüd hea, aga see oli aktsepteeritav. Ja kui me näeme kogu seda paljusust kirikuisade arvamustes või selles, mida kirik on õpetanud läbi aegade, siis mida see meile õpetab tänapäeval? Kui ma võin alustada, siis eks ta õpetab meile ilmselt seda, et on asju, milles võib-olla jäämegi eri arvamustele ja milles meil ei ole ka kõigis nüanssides lõplikke teadmisi siin maa peal ja see teebki, ma arvan, elu ka huvitavaks. Et kui meil oleks kõik juba käes ja selge, mis mõtet siis enam eriti olekski siin olla, et inimene elab kuni õpib, nii nagu vanarahvas ütles ja see on tõsi. Aga kindlasti on siin ju ikkagi ka selline hierarhia veritatum ehk nagu tõdede hierarhia ka, et on mingid asjad, milles konsensus on ikkagi olemas ja mis on see kõige tähtsam. Ja mõned asjad on ka tuvastatud just nimelt selle majority vote'i kaudu kiriku ajaloos ja me oleme selle võtnud ka vastu ja omaks ja tunnistame seda sama usutunnistust, mille aastapäevagi sel aastal oleme tähistamas ja nii edasi. Nii et ma arvan jah, et need kirikuisade ka erimeelsused näitavad meile, kuidas on jõutud teatud arusaamisteni ja teisalt tõesti ka seda, et me ei pea taotlema 100% üksmeelt kõigis küsimustes, põhiasjades ühtsus. Jah, eks nad näitavad seda, et alati on olnud erimeelsusi ja teiseks kindlasti seda siis, mida me võime siit ka nagu õppida, et kannatlikkust aeg annab arutust ja kirik, kogudus, kogukond oma aja jooksul on
pühavaimu juhtimisel suuteline välja filtreerima selle, mis jääb sinna kuhugi kõrvale. Nad ei ole kunagi päris kõiges, te tõite ka välja siin mõned asjad, milles ollakse eriarvamusel ja nii nagu siin kõrval öeldi ka, et samal ajal ja perioodil kirikuisad on paljud asjad, milles nad on ühel arvamusel ja see on see oluline, nii et meie oma arutlustes ja traditsioonis peame olema kannatlikud ja küll see, mis kõrvale on läinud suhtlemisel, see jääb sinna paika ja mis ka meie sajandil ja meie ajal praegu on kuskil kõrvalteel, see võib olla 50 aasta pärast ka ei viitsita enam lugeda, selles jääb kõrvale. Martin, ma nägin, sa kirjutasid midagi väga aktiivselt jaga meiega. Jah, me nagu mõtlema selle peale, et me kõik ei teagi ja öeldakse, et vaidluses sünnib tõde. Ja võib-olla just see, et kui me vaidleme ja arutame, sunnib nii mõlemad poolt, kes vaidlevad süvitsi minema oma argumentidesse, konteksti ja sellesse sõnumisse, mille üle vaieldakse. Ja võib-olla nendes vaidlustes sünnib hoopis midagi kolmandat, on ju. Et ei ole ühel õigus, ei ole teisel õigus. Ja kui Jeesus siin maa peal elas, et oleks võinud kõik kirja panna, ta oleks võinud kogu pühakirja ümber kirjutada ja oleks väga lihtne tänapäeval olnud elada. Aga ta isegi ei pannud seda kirja, ta lasi kellegi teistel selle kirja panna, aga ta oli veendunud, et tema sõna elab edasi. Ta teadis seda. Ja nagu me näeme, siis tänu püha vaimule meil on ikkagi need arutlused olemas ja inimesi väga huvitavad teemad ja eks kõik ei saa ka kirja panna, sellepärast et elu ju muutub ja see, mis meil on tänane elu ei ole see, mis ta oli 2000 aastat tagasi. See väga hea, et sa vaidlusi mainisid. Mulle baptistina vaidlused väga meeldivad, et nagu ikka, kui 2 baptisti on 3 arvamust. Aga Luteri kirikus jällegi päris täpselt nii ei ole, eks ole. Et vahel, kui ma mõtlen Luteri kiriku peale, ma ei tea, te võite vabalt vastu vaielda, võib-olla see metafoor on vale, aga mulle tundub, et see oleks nagu riik, kus oleks olemas valitsus, teatud kiriklikud institutsioonid, eks ole, piiskopid, kirikukogud, sinodid, ma ei oska täpselt seda hierarhiat rivistada, aga te kindlasti oskate. Ja siis on olemas põhiseadus, eks ole, see piibli tekst, aga ei ole olemas nagu sellist ülemkohust või kedagi, kes ütleks viimselt, mis on nüüd päris õige ja päris vale tõlgendus. Ja siin tekibki nagu selline vaakum või et vähemalt mul on jäänud mulje luterlastega rääkides, et lõppkokkuvõttes jääb piibli tõlgendamise küsimus viimselt minu ja Jumala vahele. Ja nüüd kõigepealt küsin teilt, et kas te olete sellise iseloomustusega üldse nõus, võib-olla mitte, ja teiseks, et kuidas te näete seda kiriku rolli oma ilmikliikmete õpetamisel, et mis on tema autoriteet ja kui palju ta võib inimesele ette kirjutada, mismoodi ta peaks piiblit lugema? Priit, võib-olla alustame teist, aga võtame väga isiklikult, et mismoodi te olete tundnud ise seda kiriku juhtimist oma piibli lugemises või kuidas on kirik teid õpetanud ja mis on olnud seal head ja kas kuskil on tekkinud võib-olla ka mingid konflikte? Et ega selle üksinda nüüd piibli kallal pusimises midagi halba ei ole. Aga Vargamäe Andres ka pusis, läks kurjaks. Et ma arvan, et ikkagi see oma teadmised tuleks jagada teistega, küsida teiste arvamust ja ikkagi jõutakse siis mingisugusele ühisele arusaamisele või sest ega Andres läks ju ka küsima kirikuõpetaja käest õigust, mitte arvu. Et tegelikult võiks ju olla vastupidi, et üksinda ei jõua kaugele, ma arvan. See pigem see osadus on ikka äärmiselt oluline, ka piibli tõlgendus. Võib-olla Andres otsis piiblist omaenda tõde ja õigust, mitte Jumala tõde ja õigust. Aga mis on siis kiriku roll piibli tõlgendamises? Ma saan aru, on see küsimus. Tegelikult nagu tänapäeval, kui on nii palju infomüra, igalt poolt tuleb erinevat infot, siis kirik on tegelikult kvaliteetse Jumala sõna saamise koht. Ta on, võiks öelda, isegi selline faktikontroll, mis aitab inimestel nagu orienteeruda, sellepärast, et noore teoloogia tudengina ma internetis ka
scrollin ja videosid vaatan. Ja teinekord leiab ikka väga huvitavaid asju, kus väidetakse üht, antakse mingisugune kirjakoht ja siis, kui ma selle kirjakoha lahti võtan, siis see tähendus hoopis kolmas. Ja inimene, kes ei ole kirikuga seotud ja oletame, kui kirikut ei olekski, siis ta ju jääbki sellesse valeõpetusse kinni. Et kiriku roll on pakkuda kvaliteetset Jumala sõna tänapäeval, aga ka näiteks nõukogude ajal, kus ju tegelikult piiblit ei olnud üldse niimoodi kätte saada, nagu ta tänapäeval kätte saada, siis tegelikult ju kirik oli pea ainus koht, kus üldse sai kuulda, mis selles müstilises piiblis kirjas on, millest kõik räägivad, aga mida keegi lugeda ei saa. Et kirikul on see õigus ja kohustus anda inimestele kvaliteetset piibellikku haridust. Kui me tuleme Eesti luterliku kiriku juurde, siis võib-olla tuleb meelde tõesti ka Luteri sõnad, et iga pastor on omas kogudusesse, piiskop ja ülemkohus ja mis kõik veel. Ja ega see nüüd päris vale ei ole ka, et kirik ikkagi oma vaimulikele esitab ju päris korralikud haridusnõuded ja paljuski just selleks, et nad suudaksid ka mingil määral vähemasti see ülemkohta rolli täita ja faktikontrolli teostada, jah, et see on ikkagi see esimene liin, et kui inimesele tundub, et ta on avastanud kas siis mõne YouTube'i video või omaenda lugemise abiga piiblist midagi, mida keegi kunagi pole sealt leidnud, või vähemasti 2000 aastat pole keegi sealt avastanud ja nüüd järsku selgub, et nüüd on uus tõde päevavalgele tulnud, et siis on kahtlemata mõistlik ikkagi minna oma kogudusõpetaja juurde ja talle see tõde teatavaks teha ja vaadata, mis sealt siis vastu tuleb. Et tõenäoliselt on mingi põhjus, miks 2000 aastat keegi pole seda tõde sealt välja lugenud ja paremal juhul õpetaja oskab seda kohe seletada või vähemasti ta teab, millisest raamatust siis järgi vaadata ja ei lähe kohe tehisaru käest küsima. Nii et võib-olla see ülemkohtu rolli mõnes mõttes iga kogudus ja tema ka välja õppinud vaimulik täidab, aga teistpidi muidugi tõesti ka see, et kiriku kaudu meil ongi osa sellest tõlgendustraditsioonist, just sellisest kristlikust tõlgendustraditsioonist ja kui me selle sees elame ja ka need jutlused, mida me kuuleme ja loeme ja see kõik ikkagi ka mõjutab seda, millise pilguga me piiblile läheneme. Randar Tasmad, me rääkisime praegu sellisest kiriku pedagoogilisest rollist, aga ma tahaks küsida võib-olla ka sellisest akadeemilisest perspektiivist, et teie olete ju samal ajal nii vaimulik kui ka piibliteadlane ja siis kuidas teie näete, et mil määral kiriku institutsioon saab ja peab ütlema näiteks ka teoloogile, professionaalsele akadeemikule, mismoodi ta peab piiblit tõlgendama ja kus jookseb see vabaduse piir, kus tuleb leppida inimese enda südametunnistusega ja lasta tal lugeda nii, nagu ta tahab, isegi kui ta eksib. Inimene loeb niikuinii ise nii, nagu ta tahab. Ja selles mõttes väga hea oli siin ka juba noore üliõpilase see vaade, et nagu kirik saab pakkuda seda võimalikult laia usulist ja akadeemilist raamistikku, kus tõlgenduse kogemus, kus tõlgenduste teadmised on nagu kõige suurema kontsentratsiooniga olemas. Ja sellepärast ma ei ole kunagi muret tundnud sellepärast, mida te vist enne viimast küsimust küsitasite selle, et kus on kirik, kas ta peaks mingisugused printsiibid nagu rahvale ette andma, sest selles mõttes nendest, mida me siin kõnelenud oleme, et mis Kristust kuulutab ja evangeelium, need on need üldised asjad, aga kuivõrd neid küsimusi on selle võrra palju, siis ma niisuguseid neid raamistikke, millede justkui kunstlik väljatöötamine ja tegemine on üsna viljatu tulemus, sellepärast et elu muutub niivõrd palju ja kõik need inimestega kohtumised on pigem võimalik toimida selle läbi, mismoodi kiriku liikmed ise oma eluga, oma olemisega, oma isikliku lugemisega on selles piibli maailmas tões süvenenud, et see nagu mõjub kõige rohkem. Kõik, mis on nagu selline väline raamistik väljaspool, seda, et meil on omad usutunnistuskirjad, mis on meile selliseks üldiselt orienteeriks, meil on need kompassi momendid olemas, Vana Testament, Uus Testament, vana kiriklikud usutunnistuskirjad ja luterlikud usutunnistuskirjad, et need on nagu need raamistikud, aga sellest edasi minna, neid printsiipe ma ei muretse selle pärast, sest elu muutub niivõrd kiiresti ja lõppude lõppeks
kui kirikus selline sisemine koolitusprotsess praegusest veelgi paremaks võiks minna ja täienduskoolitusprotsess, siis see toimib ise. Peab olema rohkem usaldust ka selle Jumala juhtimise vastu ja selle heas tahtes tehtava uurimistöö vastu. Need asjad nagu liiguvad, toimivad rohkem või vähem ise omale paigale. See üldine pedagoogika on samalaadne, et me rohkem õpetame oma lapsi nendel hetkedel, kui me tegelikult ei õpeta. Me kasvatame kõige rohkem siis, kui me ei tegele otseselt kasvatamisega. Me ei tekita talle seda vastumomenti, et vaata nüüd sa tee nii, vaid see, mida nad näevad ja mida nad kuulevad ja mida inimesed kirikus näevad ja kuulevad. See õpetab neid ja see kasvatab neid ja nad ei pea siit nägema ja kuulma mitte sotsiaalmeedia postitusi. Nii, aga meie aeg hakkab vaikselt otsa saama ja kohe tahaks mikrofoni anda ka publikule edasi. Üks mõiste, mis teie ettekandest läbi käis veel, oli arutelukultuur. Ja lõpetuseks meil siin erilist debatti omavahel ei tekkinud, et kõik väljendasid oma mõtteid väga nagu üksmeelselt ja rahulikult, aga sellegipoolest me teame, et taustal need debatid on olemas, inimesed saavad piiblist erinevalt aru, eriti sellistest praktilise eetika küsimustest, just mitte võib-olla nendest teoloogilistest küsimustest, mis kunagi ammu ökumeenilistel kirikukogudel ära lahendati. Ja selles kontekstis on alati kõige meeldivam asi, mida teha, on projitseerida teiste inimeste peale sellist pahatahtlikkust või öelda, et sina loed niimoodi minust erinevalt, ükskõik kumas leeris me oleme, just sellepärast, et sa lihtsalt tahad sinna oma mõtteid sisse lugeda. Ja küsimus on, et kuidas me saaks kasvatada seda usaldust üksteise vastu, sõltumata sellest, kas me nõustume või mitte, ja võib-olla väga lühidalt, aga ehk saaksite tuua näiteid ka sellest, kus piibel on teid isiklikult proovile pannud ja olnud vahedam kui ükski kaheteraline mõõk, eks ole, kus endal hakkab ka ebamugav, et ei ole saanud südames päris puhas olla nende vastu, kes sind otse on rünnanud, nii et see vasaku nii-öelda vormiliselt piltlikult vasaku põse pööramine, see on nüüd küll niimoodi puudutanud, et tunned mitmel korral, et võib-olla see ei ole välja paistnud inimestel, aga kui nüüd aus olla, siis seesmiselt see on küll mitmel korral üle jõu käinud sellele enda allutamine. Aga kuidas see küsimuse algus oli ikkagi see, et arutelukultuur, kuidas me saaks tõsta usaldust? Kultuur. Rahuliku tööga, heatahtliku tööga. Asjad hakkavad kulgema siis, kui mida rohkem on inimesi, kes ausalt püüavad tõlgendada ja mida rohkem me suudame tõesti midagi, mis meis on sellist, mida inimesed võivad nagu natukenegi autoriteedina või lugupidamisena võtta, siis see lihtsalt mõjub, ega mingisugune dotseerimine ei tee midagi. Ei ole varem ka teinud. Ega siis selles mõttes ei ole tänapäeva maailm teistsugune, kui ta oli sajandeid või tuhandeid aastaid tagasi. Inimesed mõjusid ikkagi Jeesuse Kristuse enda õpetus ja kogu see algkristus toimis sellena, missugused nad olid. Kuni teisel sajandil, tõepoolest tulid abiks Justinus Märter ja ütleme need, kes Kreeka filosoofia mõtted suutsid ühendada või harmoniseerida ka Jeesuse õpetusega. Muidugi Vana Testament jäi siis seal natukene tagaplaanile juba loomulikult selles mõttes, et need inimesed ei olnud enam naturaalsed juudid. Aga nii või teisiti lähevad asjad paremaks selle läbi, kui sihikindlalt ja rahulikult püüda seda selgitada, mida ise tõeks pead. Nagu öelda, et mis sinu enda südant puudutab, see võib ajapikku ka teistele ka sama teha. Kuidas saada paremat arutelukultuuri? Esimese hooga tuleb pähe muidugi, et pane Facebook kinni. Et siis juba läheb paremaks, kui seal ei jaurata. Aga et mitte ka väga pikale minna, siis võib-olla täienduseks professor Tasmuti jutul, et võib-olla tasub tuletada tõesti meelde seda hermeneutika caritatis printsiipi, et kui sul on kellegagi vaidlemist, et siis püüa
selle teise poole argumendist luua kõige terasem versioon, mis võimalik on ja siis hakka sellega, astu sellega dialoogi. Et kui sa seda suudad, siis on juba rohkem lootus, et seal ei ole mingit isiklikku ärategemise nagu tausta ja muidugi ka see põhimõte, tunne iseärast, et sa aru, mis sa tegelikult ise mõtled ja millel sinu arvamused põhinevad, et tihtipeale me arvame igasuguseid asju, aga mitte alati ei ole need tegelikult läbimõeldud arvamused, vaid on mingi kõhutunne või kuskilt midagi kuuldud ja selle põhjal hakatakse siis madistama, nii et ma arvan, et need kaks mõtet võib olla. Ennist ütlesin, et vaidluses sünnib tõde, aga ma olen ka veendumusel, et arukas vaidluses sünnib tõde, sellepärast, et niisama laus vaidlemises ei ole kunagi mingit tõde sündinud ja sealt lihtsalt sünnib palju viha ja vihkamist üksteise vastu. Aga kuidas saavutada arukas arutelukultuur? Eks loomulikult argumenteerimine ja võib-olla kui mingid praktilisi nõuandeid anda, siis võib-olla, et panna paika mingisugused sellised kriteeriumid, et kui sul on mingi väide, siis sa pead seda selgitama, tõestama, argumendid tooma, kristlikus väitluses siis ka mingid kirjakohad näiteks tooma, mis seda toetab, ja kontekst ka sinna juurde. Et viis on erinevad, kuidas pidada arukat arutelukultuuri. Aga eks see liigne emotsionaalsus, mis lihtsalt hakkab summutama seda vaidlust, see on probleem. Aga mitte probleem ainult kirikus, vaid ka laiemalt ühiskonnas. Et tasa ja targu. Et see ei tähenda muidugi seda, et targem järele annab. Et pigem tulebki lihtsalt proovida läbi sellise tasakaalustatud diskussiooni lihtsalt leida see ühisosa ja kui tõesti midagi väga viltu on, siis võtta aeg maha ja tulla mingil ajal siis selle teema juurde uuesti tagasi. Ühesõnaga ära võta ninasse kõike, mis toimub, vaid püüa rahulikult edasi ajada oma asja. Väga hea. Suur tänu, aga siinkohal on minu enda küsimused läbi saanud ja nüüd ma hea meelega võtaksin küsimusi publikust ka, kui teil peaks neid olema. Meil on umbes 10 minutit aega veel selleks, et teie küsimusi kuulata ja neile vastata. Nii, pane. Suur tänu, ma ei tea, kas see peab olema küsimustega limiteeritud või võib arvamust avaldada. Et kui me pühakirja loeme, siis seal on professor Randar Tasmut tõi väga hästi välja need kahe erineva sõna kaudu või siis üks sõna, mis tõlgib teist selle kaudu ka, mis pühakirjas sisaldub, et üks on siis see, mida me eestikeelses tõlkes ütleme Jumala vaimu poolt sisendatud, see teopneustos, mida Jumal on otse kui välja puhunud ja selle ladinakeelne tõlge inspiratio, mis tähendab siis pigem sissehaaramist või hingamist. Aga et kui ma nüüd päris valesti aru ei saa, siis me pühakirjas, mida me ikkagi tervikuna teatud mõttes mõistame kui Jumala ilmutust, Jumala sõna, kuigi seal võib olla seisukohti, mis loodusteaduslikult ei ole täna kõnekad, aga õndsuse küsimustes kindlasti on kõnekad peaseisukohad, et siis pühakirjas sisaldub ka seda mõlemat. Et tegelikult pühakirja tervikus, nii nagu ka kiriku traditsioonis, just nimelt kiriku elus läbi aegade ja paikade pühakirja sõnum edasiandmises, me võtame vastu või hingame sisse, mida Jumal on meile puhunud, aga me ka vastame, me ka puhume välja. Me sõnastame, me palvetame. Kui me võtame Vana Testamendi psalmid, mis on üks selliseid kõnekamaid ja kohati osade inimeste jaoks kõige hirmsamaid osi pühakirjas, kus palvetaja võib olla tänulik, olla pisarates, olla rõõmus, aga ta võib ka needa. Ta võib taotleda oma vastaste ja nende järeltulevate põlvede hävingut, mis ilmselt samal ajal on ka tolles hetkes aus, muidu see ei oleks Jumala sõnas, et see näitab meile midagi inimeseks olemisest, siis selles dialoogis, kus Jumal puhub meie peale oma vaimu ja meiega võtame vastu ja vastame talle, tuleb samuti esile see kahetisus, see, kes inimene on ja see, kes Jumal on või mida ta tahab endast meile teada anda ja kuidas ta tahab meid päästa sellest, kes me antud hetkel oleme.
kas kuskil, esiteks, kas osalejad tahaksid kuidagi kommenteerida ja teiseks, kas kuskil on veel küsimusi või arvamusi? Kõik ootavad kohvipausi juba. Kõik ootavad kohvipausi, arusaadav. No, palun. Vastaan piinlikust olukorrast, et mul tuli meelde praegu üks kujund, mille Martin Luther on meile andnud. Üks kujund, mille Martin Luther on meile andnud ja see on siis pilt lapsukesest sõimes. Ja ta ütleb, et midagi sarnast on siis ka tegu seal, kus me püüame eristada siis pühakirja jumalikku ja inimlikku osa. Et jumalikku osa on arusaadavalt see lapsukese sõimes, aga inimlikku osa on siis see sõim ja mähkmed ja kõik see muu seal nagu juures. Et tuleb siis nendel nagu vahet teha ja kuidagi siis väline sealt nagu ümbert ära võtta. Ja küllap tõesti Jumala sõnal ongi need mõlemad pooled olemas, inimlik ja jumalik ja küllap meil on siis tarkus eristada. Aga mulle tuli meelde ka veel Rooma katoliku preester Vello Salo, valmistume tema 100. sünni aastapäevaks neil päevil. Ja võib-olla natukene ootamatult temale ka Rooma katoliikliku piibliteadlasena ütles, et piibel on Jumala armastuse kiri inimestele. Me oleme seda arvatavasti väga palju kuulnud ka. Ja siin võib-olla on ka natuke vastus sellele, siin päeval oli nagu juttu ka ju, et kuidas siis seda Kristust nagu ära tunda piiblist või Kristuse poole suunatust, siis tõsi, ühelt poolt on see loomulikult hästi keeruline, aga teisalt see on ikkagi lihtne, et kõik see, mis kõneleb Jumala armastusest, mitte eks ole tõesti käsust, moraalist, usust, millest iganes, ikkagi kus see arm ja armastus välja tuleb, see on see piibli sisu, mille kohta me siis võime öelda, et see on inspireeritud. Ja ma nagu ühe mõtte veel tooksin siia juurde ja see on, et see on see vana küsimus protestantlikus hermeneuutikas, et mis teeb siis piiblist Jumala sõna. Ja väga paljud kipuksid siinkohal vastama, et ikka selle tõttu, et see on Jumala vaimu poolt sisendatud. Aga ehk see vastus peaks just olema vähemalt luterlikus perspektiivis see, et nii palju, kui see Traivens on Kristus, eks ole, nii palju, kui see tegeleb Kristusega, on ta Jumala sõna. Ja sellepärast ju ka Luter rääkis piiblist või kaanonis, just et ikkagi üles leida Kristus armastusena. Aitäh! Nii. Veel ühe küsimuse jõuame võtta, aga kui käsi ei ole, siis kellel on autoriteet kohvipaus välja kuulutada? Jaa, seevast on piiskopi autoriteet. Võib-olla tõesti siis, kui lõppsõnaks ütelda, et meil luterlastel on kallis see põhimõte, see sola scriptura ehk ainult pühakiri, aga selle juurde käib ka see, et kirik on siiski see kõlakoda, kus see pühakiri kõige paremini ka kõlab, nii et loeme pühakirja, olles kirikus ja üheskoos kirikuna ja küll ta siis kõlab hästi, nii et ja suur tänu ja siis, kui piiskop lubab, siis lähme joome kohvi ja räägime edasi. Suur tänu, aitäh!